Loodetavasti keegi meist ei satu nii hullu olukorda, et me peaksime veetma oma elupäevad intensiivravi osakonnas ja selleks, et meie tervis oleks igal hetkel ja kõikides olukordades kaitstud ja hoitud, siis me oleme praegu Golfix golfistuudios, et rääkida ühest elustamisaparaadist. Teie olete see mees, kes on võidelnud pikalt selle nimel, et golfimängijatel oleks olemas elustamisaparaat. No tegelikult väga paljud noored arvavad, et golfimäng on selline väike palliga toksimine ja jalutamine vabas õhus, et seal ei saa ju mitte midagi juhtuda, mida te hirmutate selle elustamisaparaadiga. Milleks see vajalik siis on? See elustamisaparaat on vajalik tegelikult igal elujuhul, ükspuha, kus me oleme spordiväljakul või kas või jalutame kuskil pargis. Aga kuna ma olen 10 aastat aktiivselt golfiga tegelenud ja olen erinevate ilmastikutingimustes erinevate inimestega koos seda golfi harrastanud, siis ma näen, et selline aparaat võiks olla igas Eesti golfiklubis. No tegelikult, kuidas see golf inimesele mõjub, et räägitakse küll, et see on selline mõnus, rahustav ajaveetmine, aga kui suur tõenäosus on, et mõnikord ikka vererõhka lakke hüppab, kas siis ülipositiivsetest emotsioonidest või ka hoopis vastupidisel põhjusel? Täpselt nagu te märkisite mõlemast, et nii positiivsetest kui ka negatiivsetest emotsioonidest lükkab selle vererõhu lakke ja seesama ongi seesama vererõhk lakke ja adrenaliini laks on käes. Nii et emotsioone on hästi palju seinast seina väljakutel. Enamik südame äkksurmasid on meestel vanuses 35–55 aastat. Aga see ei tähenda, et ei oleks vanematel inimestel, ei oleks noorematel, et seda alati võib juhtuda. Ja see ei ole ka seotud otseselt spordiga, et kui ma sporti ei tee, siis ei juhtu. Samamoodi võib juhtuda ka täiesti tavalises olukorras, istudes, tänaval kõndides. Neid võimalusi on palju. Kui palju niisugune elustamisaparaat maksab? Minu teada on selle hind 1200 €. Ja me oleme otsustanud, et me ise ostame neid 2 tükki, et ühe me paneksime siis klubijoonesse ja ühe siis väljakule siis ühte kaugemasse kohta, kuhu siis saaks nagu veel kiiremini need golfiväljaku kaugemasse kohta abi, kui on vaja. Klubides ja väljakutel ta nüüd niimoodi laua peal küll ei ole, et kus selline aparaat siis paiknema peaks? Tavaliselt peaks selle paigutama kõige käidavamasse kohta, seal, kus on kõige rohkem inimesi, sest siis on võimalus, et keegi, kes oskab aparaati kasutada, näeb seda, tunneb ära, millega on tegu ja vajadusel siis ka kasutab. Nii et tavaliselt administraatori juures, spordisaalis võib-olla, vahel on ka spetsiaalse inimese käes, aga sellega on alati risk, et inimest ei ole majas. Nii et soovituslikult kõige läbikäidavam koht ja kõigile ligipääsetav koht, mitte kuskil toas või sahtlis luku taga. Kas see tähendab, et peaksid olema ka mingisugused viited või märgistused, et see aparaat asub siin? Jah, tavaliselt paigaldatakse aparaadi juurde ka vastav silt. Kui on aparaat kuskil raskesti ligipääsetavas kohas, siis vahel pannakse ka nooltega sildikesed, kus aparaat asub. Et selle jaoks on spetsiaalne rahvusvaheline märk ja kõik peaksid selle ära tundma. Ta on väike sellepärast, et esiteks oleks mugav seda mitteprofessionaalsel inimesel kasutada ja ta on tegelikult lihtsam versioon haiglas kasutatavast defibrillaatorist. Näiteks ei ole sellega võimalik anda kogemata inimesele šokki, et kui tal tegelikult süda töötab, siis nuppu võib vajutada, aga šokki anda ei saa. Aparaadil on sisse ehitatud automaatne analüsaator, mis siis tunneb ära, kas šokk on vajalik või ei ole. Elustamisaparaadi käivitamine pole keeruline, sest tark masin annab järjekindlalt tegutsemisjuhiseid, mida tuleb rahulikult kuulata ja mille järgi siis ka edasi toimetada. Kõigepealt võiks alati vaadata, siin on üks roheline tuluke, et kui see on roheline, siis aparaat on töökorras. Ta teeb alati sisetestid, et juhuks, kui on aku tühi või midagi, siis ta annab alati teada.
kui see on töökorras, võetakse aparaat seinalt maha, spetsiaalselt kapist tavaliselt ja käivitamiseks ei ole vaja muud teha, kui siis avada gaas. Nii. Täiskasvanu režiim. Ja kohe kukub rääkima. Jah, et ta hakkab kohe õpetama, mida teha. Siin ekraanil on pildid, mis näitavad, mida teha, pluss veel tekst. Et see tekst on siis selle jaoks oluline, et vahel, kui on mürarikas keskkond, näiteks tehases, kus lihtsalt ei kuule, mida aparaat ütleb, siis on kiri olemas ja pildid ka, et mida siis tegema peaks. Inimene on see, kes paneb elektroodid patsiendile peale ja tema peab ka nuppu vajutama. Et seda ei tohiks olla, et aparaat ise tegutseb. Aga iseenesest see on niikuinii üks osa elustamise protsessist, et näiteks üldjuhul kogu aeg, mil aparaati kasutada, peab samal ajal tegema elustamise ABC-d, südamemassaaži ja hingamist. Välja arvatud siis, kui aparaat ütleb, et seda teha ei tohi, ehk siis šoki andmise hetkel. Siis aparaat ütleb, ära puuduta patsienti ja teie nupule vajutamise korral annab šoki. Mis siis edasi saab, kui tulemusi ei ole? Tihtipeale esimese šokiga ei olegi ja aparaat jätkab iga 2 minuti tagant. Ütleb uuesti, ära puuduta patsienti, laeb aku üles ja annab šoki. Ja iga 2 minuti tagant ühtlasi siis kontrollib, kas süda on töös või ei ole. Ja niimoodi tuleb sellega jätkata, kuni saabub siis professionaalne abi ehk kiirabi. Ja kindlasti elektroodid tuleks külge jätta, kuni kiirabi töötaja ise ära võtab, samamoodi jätkata elustamist, kuni kiirabi töötaja asja üle võtab. Niimoodi keskelt läbi võib öelda, et iga möödunud minutiga, mis mitte midagi ei tehta, langeb elustamise võimalus 10%. Ja kui esimese 5 minuti sees kasutada elektrišokki, siis tema ellujäämisšanss on umbes 70%. Kui ei kasuta, siis on kuskil 10–20 ringis. Et see on väga-väga suur hüpe ja nii, et see aeg, need sekundid, mis lähevad, see on kõige olulisem. Mida kiiremini hakata elustama, südamemassaaži tegema, mida kiiremini saab esimese šoki anda, seda suurem on võimalus ellu jääda. Ja see on see, miks need aparaadid peaksid just olema avalikes kohtades, et Eestis tegelikult kiirabi jõuab väga kiiresti kohale, aga esimese 5 minutiga siiski tavaliselt mitte, et see lihtsalt need vahemad on piisavalt suured. Et eriti, kui on mõni piirkond, mis ei asu kesklinnas. Kui palju tegelikult on olnud selliseid juhuseid, kus seda aparaati oleks olnud vaja või vähemalt see mõte, et ehk oleks abi olnud? No, statistiliselt on Eestis üle 600 südameäkksurma juhu aastas. Nii et tegelikult võiks öelda, et iga kord läheb vaja, aga see ei ole reaalne. Avalikes kohtades on seda juhtunud 2 korda. Mõlemal juhul oli elustamine edukas. Ja üks neist oli Tartus Aura veekeskuses, kus elustamine oli edukas ja inimene siiamaani on väga hea tervise juures. Kui palju üldse Eestis on neid golfiväljakuid, kus siis nüüd selline aparaat on või saab olema? Minu teada seda aparaati ei ole mitte ühelgi Eesti golfiväljakul ja golfiväljakuid on Eestis 10. Paar neist on üpris väikesed, aga nad võiks olla tegelikult neist kõigis. Ja nüüd on üle riigi on see üleskutse tehtud läbi toreda ajakirja, mille nimi on Golf. Ja ma võin ka nii palju öelda, et meil oli paar päeva tagasi meie klubi eesseisuse koosolek. Me juba võtsime vastu otsuse, et me saadame selle teate klubi liikmetele laiali, et me teeme siis nagu sellise annetuse, korjanduse, et iga vabatahtlikult, iga klubi liige annetab siis selle elustamise aparaadi jaoks oma osa. Ühest küljest on hea elada kartmatult ja mõttega, et minuga läheb alati kõik hästi. Teisalt aga elu toob vahetevahel ootamatusi ja seetõttu on hea ühineda pisikese heateoga, mis aitab nii meid, meie sõpru kui ka tuttavaid. Väga lihtne on võtta näited elust, et kui mina või teie kindlustate enda tervist, elu, reisi, teie kodu, liiklusvahendeid, siis reeglina meiega mitte midagi ei juhtu. Ei meie ega siis nende
materiaalsete asjadega. Ja nii on ka selle elustamisaparaadiga, ma loodan, et kui ta on meil klubides seinal, siis meiega mitte midagi ei juhtu ja ma väga sooviksin seda.